Kuidas märgata neid emotsioone, millega me oleme nii kokku kasvanud, et need mõjutavad meid igapäevaselt? Minuga on Tiit Trofimov, kes on sidekoe, massaaži ja emotsionaalkeha terapeut. Tervist! Tiit, räägi, mis asi on sidekoe massaaž? Sidekoe massaaž on siis siuke massaaž, mis avab meie keha emotsionaalse poole, sest sidekude on hästi tugevalt seotud meie keha emotsioonidele. Sa pead nüüd selgitama, mis on sidekude tavavaatajale? Sidekude on siis, ütleme, kui nagu piltlikult selgeks teha inimestele, siis on niisugune, kui te paneksite seljas soojapesu, teate, olete märganud võrgust nagu soojapesu. Samasugune moodustis siit naha ja lihaste vahel, mis siis, ütleme, kui me emotsionaalselt nagu väga pinges oleme, vähe endaga tegeleme füüsilisel tasandil ka, emotsionaaltasandil, siis kui ta nagu lihaste ja naha vahel see sidekude kinni liimub, siis me keha muutub väga valulikuks ja sidekude on nüüd viimasel ajal on rohkem ja rohkem seda teaduslikult poolt ka nagu sinna juurde toodud, et on hästi tugevalt seotud emotsionaalse kehaga. Ma sain katsetada ennem natukene Tiidu ravivaid käsi. See, mis me sinuga tegime, seda tegelikult on enne seda eelneb ikkagi niisugune 1,5 tunnine vähemalt ettevalmistus. Mingi mudimine, pehmeks mudimine. See, et su keha üldse, mis siis tavaliselt iga inimese alateadvus ka teeb, et tal võtab aega tavaliselt tund kuni 1,5, et ennem kui ta hakkab täielikult usaldama seda inimest, kes temaga nagu tegeleb. Kui sa läksid selle vasaku puusa juurde, siis oli hästi kõdi ja mul tuli selline pilt, kuidas mul on siuke avar punane seelik, mis on siuke hästi hõljuv ja siuke nagu vaba tunne on. Ja siis ma mõtlesin, et issand, et esiteks ma tahan kleiti kanda ja teiseks see seostus mul naiseliku energia väljendusega mitte seksuaalsel moel, aga nagu olemuslikul moel. Et kuidas ma ennast naisena väljendan ja et isegi kui ma mingi aeg seda ei tee, siis nüüd tee uuesti. Kohe, nii palju kui saad. Ja teine oli selline, kui sa puudutasid, siis oli hoopis teine tunne, siuke tunne, nagu sa jõudsid mingisuguse seinani. Ja siis, kui sa küsisid, et aga nüüd mõtle, et millega see seotud on, siis mul tuli ette pilt enese sundimisest, nagu oma emotsioonide usaldamisest ja mitte kahtlemisest. Väga tark tähelepaneku selles. See ongi väga paljude üks suuremaid põhjuseid ka, eriti naistel just. Oota, aga Tiit, räägi mulle, kuidas sa sattusid selle tee peale, et sa avastasid siis sidekoe massaaži ja selle emotsionaalse kehaga tegelemise? Esmalt ma hakkasin Osho meditatsioonidega tegelema. Peale seda siis nagu tantristlik maailm, siis veel nagu hakkasin erinevaid yoga tunde enda jaoks võtma ja siis ma jõudsingi läbi ühe tantristliku õpetaja siuksene nagu siis massaaži nagu sidekoe massaaž. Ja kui ma ise seda esimest korda seda massaaži tajusin, küll mul pisarad voolasid ja mu keha surises ja vahepeal tuli viha välja ja ma lihtsalt röökisin selle laua peal. Ma tundsin ise ka ei saanud aru, aga vaata, kuna sa oled õppinud nagu läbi meditatsioonide seda enda kõrvalt oma füüsilist keha vaatlema ja samal ajal vabastama, et sa justkui tõstad endast sellise hinge vaatlema kogu protsessi, sest mis tihti on, et inimesed samastuvad hästi tugevalt selle emotsiooniga ja siis nad upuvad sellest uuesti ära ja tihti see võib tekitada veel rohkem nagu sellist veel sügavamat traumat kui nagu enne. Mina olen vihane versus mina kogen viha. Ja, aga siis minu see 20-aastane jalgpalluri karjäär, et ega sellel Vene ajal, kui ma jalgpalli mängisin, ega siis treeningmeetodid olid täiesti teised, ega siis seal oli ainult, ei olnud priits ja präänik, seal oli ainult piits nagu. Kui sa oled laps, kui sa oled alles 10-aastane või 12-aastane, kujuta ette, mis su nagu mis su hing läbi elab, et sa ise tead, et sa oled justkui nagu maksimumi andnud, aga ikka ei olda rahul. Ja sa saad veel karistada sellest, et sa oled nagu ennast panustanud, oma füüsilist keha, kõik oled panustanud. Ja siis pead veel sõpradele sama tegema. Ja siis oled oma kõige parematele sõpradele, mis on nagu eriti raske nagu. Ja nagu pigem mehed on rohkem niisugused nagu emotsioonide, ütleme viha välja elajad rohkem, eks. Sest meeldib läbi kraakluse või kakluste või mis iganes meetodite seda viha rohkem välja elada. Naiste jaoks on see viha nagu rohkem võõras tunne. Naiste jaoks on see kurbus, see draama kogu aeg. Meeste jaoks ongi ju, et õpetatud niimoodi, et poiss laps üldse, et kuule, et poisid ei nuta, mehed ei nuta. Üldse mehed, et kuule, et mis tundeid sa tunned, ole mees, ole tugev, näita enda nagu tugevat poolt kogu aeg. Tead, mina mäletan seda, kui mina olin väike, siis minu isa kogu aeg ütles, et mehed ei nuta
ja ma mäletan, et kui ma nägin isa rasketes olukordades, ma tundsin kurbust, et ta ei nuta. Tundsid, jah? Ja tundsin kurbust selle pärast. Ja kui ma lõpuks nägin isa ükskord nutmas, siis ma tundsin viha, et ta ei olnud seda varem teinud. Et vaata, kuidas on mehed naised tegelikult seotud. Just, nagu sa rääkisid kõdist, eks. Ja. Kõdi väga tihti on ka üks alateaduse kaitserefleks. Tihti on juhtunud seda, et kui sa lubadki, lase tulla seal kõdil, lase selle naerul tulla. Mõnikord see naer läheb hästi sügavaks ja ega ka naer ja rõõm on meie sees ju ka tunded, mis on ära peidetud. Millal sa viimati on ju naersid nagu väike laps nagu nii südamest, et seal lihtsalt oli täiesti ükskõik, mis teised mõtlevad. Inimesed, kellele meeldib väga nagu teiste elusid veel elada ja muretseda kogu maailma eest, et kõikide teiste probleemid on suuremad kui tema enda probleemid, eks. Siis neile tekib tavaliselt siia nagu kaela kohta hästi tugev niuke rasu nagu nääre ja nagu moodustis, et niuke kohe nagu punn on siin kukla peal. Hästi tugev kaitse ja põgenemistee on ka see, et kui inimesed hakkavad muretsema kõiki teiste eest, siis nad ei taha minna iseendaga sügavamasse kontakti. Kus see viha siis on? No viha on tihti, vaata südames on ka, et kui nüüd nagu... Mul on siuke lai särk praegu. Ossa päeval! Lase viha välja. See viha või? Ai! See on ka see üks südameliin, on ju. Ai, see oli nii valus praegu. Miks on nagu meestel eesnäärme probleeme nii palju? Nii. Sellepärast, et mis on mehe jaoks kõige turvalisem koht? Mehe aanus, on ju. Eks, see on mehe reliikvia. Okay. Ja sinna, kuhu on siis, nagu ma ennem sulle juttu alustasin, kuhu siis emotsioonidel meeldib ennast ära peita? Sinna, kust kätte ei saa või? Täpselt nii. Ükski mees endale sinna nagu lihtsalt keegi ligi ei lase, on ju. Mees hakkab sinna koguma pinget, sest et kui see pinge läheb liiga suureks, siis tekib sul tugev põletik. Ja tugev põletiku järgmine teke on vähi. Ja ongi eesnääre seal. Ja ongi eesnääre. Samamoodi on emakas. Naiste jaoks on ju emakas kõige turvalisem koht. Reielihas on ju. On ka, kus on isegi, sa võid olla mõni inimene, kes ei ole nagu elu jooksul praktiliselt üldse sporti teinud. Tal on nii aktiivne ja nii valus see reielihas, mis on siis, ütleme, energeetilisest poolest on see võitlev ja põgene lihas. Ja sinu igapäevaelus sinu keha võtab vastu nagu just see reielihas, et nagu tegelen probleemiga, ei tegele. Lähen läbi, ei lähe läbi. On ju, et see alateadus võtab kogu aeg vastu otsuseid siin läbi ka reielihasega. Kui seda nagu tugevalt stimuleerida, siis läheb süda pahaks tihti inimestel. Sest siin on nii palju otsuseid, mis on jäänud nagu vastu võtmata, mis on jäänud, millega on nagu tegelemata, on ebamugav. Ei. Keegi lihtsalt tekitab sinus nagu ebameeldiva emotsiooni, sa tunned, et sa tahaks viha tunda, aga mida su lõua ja näolihas teeb, eks, naeratab. Ja muidugi teen ära lõualihas ka, et ta teeb juba nagu igapäeva toitu mäludes ja palju tööd, eks. Ta on küll väike lihas, aga kõige rohkem tööd tegev. Siit on nii mõnus, õige hea. Niimoodi hästi tugevalt veel, teed niimoodi ju. See on ka kõik, mida inimesed saaks ju tegelikult ka ise teha. See on praegu mingi uus asi. Ma teen pärast edasi. Just need lõuatagused on hästi olulised siit nagu käia läbi. Vaata, mul oli niimoodi kõvasti. Mõnus on jah. No muidugi, sest sa lähedki siit sidekoe kihti sisse. Kui jah. Üks suuremaid asju, mis siis praegu hästi aktuaalne, millega inimesed hästi palju käivad arstide juures, on kilpnääre, kõripiirkond. Naistel eriti tugevalt kõri ja vaagen, suguelundid hästi tugevalt seotud oma vahel. Et väga tihti on kilpnäärme alatalituse, ületalituse taga on kunagi läbi elatud nagu vägistamisjuhtumid. Suisa vägistamine, mitte lihtsalt väärkohtlemine? Ütleme, et ükskõik ka väärkohtlemine, vägistamine ja igapäevaelus iseenda suhtes väärkohtlemine. Nagu. Kõik see tekitab kõrisse välja ütlemata asjad. Hästi tugevalt ka meestel tihti, kui hakkab siit nagu kõri ära kaduma, tekib siia vahele, kasvab täis, see näitab hästi tugevalt, et ilmselgelt, et kas siis nagu pererahu huvides ei väljendata ennast piisavalt ja öelda välja asju, mida tegelikult tuntakse, sest et ju kõige taga on inimeste alati turvatunne. Et äkki see inimene nagu solvub hirm, et meestel tihti on võtnud endale hästi kaunid ilusad naised, sest kui nad hakkavad nagu liiga palju naisele ütlema, siis ta läheb ju ära lihtsalt, läheb teise mehe juurde.
naised samamoodi kardavad meestele välja öelda, sest kui ta seksuaalselt ei rahulda teda ära, siis järelikult ta võtab teise naise, selle asemel välja rääkida. Ja sa pead ju tajuma ka, et ei ole ju mõtet isegi elada mehega koos, kes ei aktsepteeri ja ei arvesta sinu nagu tõelise olemusega, et see ongi nagu see vastastikku teineteise vastuvõtmine selliselt. Sest ühepoolselt ei jõuagi kunagi kuhugi. No vot sellised soovitused seekord Ela hästi saates Tiidult sidekoe massaaži emotsionaalkeha spetsialistilt, terapeudilt ja nüüd me lähme teeme maitsvat sööki.